Tere kõigile! Tere tulemast tagasi vanadele olijatele, tere tulemast minu kanalile uutele vaatajatele. Mina olen Irina, kohalik lohe, kes püüab vahelduva eduga lugeda raamatuid. Tänane video on minu veebruari plaanid, sest kuigi eelmine aasta ma seda väga ei teinud, see aasta ma siiski tahaksin proovida mingisugused kuu lugemisplaanid paika panna enne kui kuu algab. Praegu on juba natukene hilja, kuu on alanud, aga mitte veel nii hilja, kui ma mõtlen nüüd mõne varasema video peale, mis mul on tulnud ka kuu keskel välja kuuplaanide kohta. Igatahes, mul on konkreetsed plaanid, mis mul on üle tulnud näiteks eelmisest kuust mõned raamatud, mõned asjad, mis mul on vaja lugeda konkreetselt. Siis on mõni, mida ma tahaksin jõuda lugeda. Siis on hunnik raamatuid, mis on mul plaanis lugeda ühe tulevase videoprojekti jaoks. See on suur, selle kohta ma konkreetselt ei räägi, ma näitan teile ainult hunnikut raamatuid, sest et see projekt tuleb see video tuleb kunagi tulevikus ja eks ma siis räägin tolle video jooksul, mis mul nagu plaanis on, et ma ei hakka praegu midagi konkreetselt ütlema, sest et võib juhtuda, et ma lihtsalt ei tee seda ja siis see on natuke piinlik. Ja siis mul on 2 sellist pisikest mänguelementi videosse planeeritud, mis aitavad mul valida 2 raamatut. Ehk siis üks mäng, asi valib ühe raamatu ja teine siis valib teise või aitab mul valida. Ma esiteks alustaksin siis nendest raamatutest, mis mul tulid jaanuarikuust üle. Üks on mul juba tegelikult isegi ära lõpetatud. Et alustasin lugemist jaanuarikuus, aga jaanuar oli väga hektiline. Ma ei jõudnud palju asju teha, mis ma oleks tahtnud teha. Ja siis tuli raamat üle veebruarisse. Et suuresti siis olude sunnil ja natukene ka minu laiskuse tõttu. Aga selleks raamatuks, mis on nüüdseks juba ära lõpetatud, täna on nüüd 4. veebruar, kui ma seda filmin. Ehk siis raamatuks on Ben Philippi Charming as a Verb. See on mul pikalt olnud lugemisnimekirjas raamatukogu raamat, aga ma lugesin selle autori esimest raamatut, The Field Guide to the North American Teenager, mis mulle väga meeldis, see oli väga hea huumoriga ja autori stiil sobis mulle väga hästi. Ja täpselt sama lugu on ka selle raamatuga. Ma sain ta tegelikult, kui ma lõpuks ta kätte võtsin ja lugema hakkasin, mul läks ta hästi kiiresti, ma sain ta paari päevaga läbi. Aga nagu öeldud, jaanuar oli lihtsalt selline kuu, kus ma ei jõudnud väga palju lugeda. See räägib siis Henryst, kes õpib New Yorgis ühes eliitkoolis. Ta vanemad on immigrandid Haitilt ja isa teenib leiba ühes suures korterimajas mis ta siis on, töömehena, hooldajana, superintendent, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Igatahes põhimõtteliselt sellise töötajana ta sai, nende perele on seal korter pisikene, kus nad saavad nagu elada. Henry ema oli vist kuidagi seotud juuraga, kui ma õigesti mäletan, aga otsustas siis minna püüdma oma unistust ja saada tuletõrjujaks. Aga Henry siis õpib seal eliitkoolis ja kõrvalt teeb väikest sellist sahkermahkerit, on üles seadnud nii-öelda koertega jalutamise firma, kuigi tegelikult on seal ainult see Henry üksinda. Ja valmistub ette ülikooli astuma, tema unistuseks on Columbia ülikooli saada. Ja vaatamata sellele, et ta pere ei ole eriti rikas ega mõjuvõimas ja et ta käib seal koolis stipendiumiga, siis on ta ometi väga populaarne koolis, tal on palju, ta ei nimeta neid sõpradeks, tuttavateks, klassikaaslased peavad temast lugu, on tema vastu sõbralikult meelestatud, kuigi ta ei kutsu neid kunagi külla endale. Ja siis üks tema klassiõdedest otsustab talt välja pressida nii-öelda abi seltskonda, mitte sulandumise, vaid nagu
põhimõtteliselt ta ei ole eriti hea suhtleja, ta kardab, et sellest võib tema ülikooli sisseastumisele probleem tekkida, kuna tema üks õpetaja ei olnud nõus talle kirjutama päris sellist soovituskirja, nagu tal vaja oli. Ja kuna Henry on nii populaarne, siis tüdruk otsustab, et Henry on see, kes nii-öelda treenib ta teistega läbi saama. Ja sellest siis kõik algab, siin tuleb palju sekeldusi, lõpus on palju draamat, nagu ikka noortekates. Ja lõpp on hea, mulle meeldis. Siin raamatus Henry koha pealt üks moment mul oli, kus ma lihtsalt tahtsin peast kinni võtta ja karjuda, et mida sa inimese loom teed, miks sa niimoodi käitud, miks sa selliseid otsuseid vastu võtad, see on ju nii loll, sa tead ise ka, et see on loll otsus ja sa ikkagi teed seda. Et nagu ta keerab endale hiiglasliku käki, kuigi ta teab, et see on käkk. Igatahes see on üks raamatus, mis siis kutsub välja selle, kui lugeja on täiesti nördinud, et hea tegelane suudab, hea ja tark tegelane kõigele lisaks, et hea ja tark tegelane suudab niimoodi käituda, nagu andke andeks. Aga muidu oli hea raamat. Nii et ma tegin sellele raamatule tutvustuse ära, nii et ma ei pea tegema seda siis, kui ma räägin kokkuvõtetest kuu lõpus. Edasi. Mis ma plaanin või mis mul on plaanis, järgmine raamat on mul ka pooleli. Seda ma alustasin nüüd hiljaaegu lugeda. Ma alustasin selle lugemist hiljaaegu. Nii, eesti keel longab nagu ikka. Pealkirjaks on Front Desk, autoriks siis Kelly Young. See on middle grade ehk siis selline keskastme, mitte keskastme, vaid põhimõtteliselt laste ja noorte vahele jääb selline imelik vanus. Aga see räägib siis perekonnast, kus on ema, isa ja tütar. Tütre nimi on siis Mia. Nad migreerusid paar aastat tagasi Hiinast Ameerikasse, looduses leida siis paremat elu, aga päris nii asi ei läinud. Nad on juba 2 aastat rännanud ühest kohast teise, vanemalt siis ühest halvast töökohast teise halba töökohta. Ja siis avaneb neil võimalus minna tööle ühte motelli, mille omanik siis otsibki inimesi, kes motelli nagu peaksid. Aga see omanik ei ole eriti hea inimene, ta on väga kitsi ja püüab igalt poolt lõigata, kus vähegi lõigata annab. Siis pööramata tähelepanu motelli vajadustele, külaliste vajadustele ja muidugi siis mitte oma töötajate vajadustele. Aga Mia on selline ettevõtlik tüdruk, ta õpib nüüd, ta käib koolis kusagil põhikooli mingis klassis, ma nüüd ei mäleta, mis klassi ta läks siin selles raamatus, kuigi ma alles lugesin selle kohta, nii et te näete, milline mul mälu on. Aga ta siis töötab seal motellis koos vanematega, vanemad on sunnitud iga päev tube koristama ja ei jõua administraatori laua taga istuda, nii et seda teeb siis Mia, kes minu arust on 10-aastane siin raamatus, kui ma õigesti mäletan. Jälle, mälu. Aga see räägibki siis sellest motelli elust ja kuidas Mia saab hakkama uues koolis, kuidas ta leiab sõpru ja seni mulle see raamat väga meeldib, see on esimene osa sarjas, nii et palju õnne mulle, ma alustasin uut sarja, hurraa! Mul on nüüd nii palju loetud ja seni on väga hea, aga selle kohta ma siis räägin rohkem kuu kokkuvõtte siis veebruari lõpus. Nii, järgmine raamat on mul samuti pooleli. Selle pealkiri on siis Padjamärkmed, autoriks Sei Shonagon. See mulle täitsa meeldib, mul on siin juba ära märgitud, aga selle loemine võtab aega, sest siin on, raamat on kirjutatud siis algselt 10. sajandil, 10. sajandi lõpus Jaapanis. Autoriks on siis, nagu öeldud, Sei Shonagon, ta oli osa keisri õukonnast, keisrinna õukonnast ja kirjutab siis selliseid midagi päeviku sissekannete või lihtsalt juhuslike märkmete laadset. Aga kuna hästi palju on siin raamatus märgitud ka
või räägitud sellistest asjadest ja sündmustest ja tavadest, mis on tavalugejale tundmatu. Mina selle puhul pean ennast siiski tavalugejaks. Siis on selles raamatus lõpus hunnik, mis mul kukkus, järjehoidja vist. Okei, ma pärast leian ülesse. Aga igatahes on seletused mingi, kas tegevustele või pühadele või terminitele. Ja seepärast siis lugemine võtabki aega, siis pead kogu aeg lehitsema sealt, kus sa pooleli oled, sinna, kus sul on seletused ja siis loed jälle natukene edasi, siis jälle tagasi seletuste juurde. Aga see on selles suhtes väga-väga huvitav. Mulle hullult meeldib ta, aga lihtsalt võtab aega. Nii et ma siis vahelduseks loen midagi muud. Ja nüüd lähme siis planeeritud raamatute juurde, mis mul on 2 tükki, mis ma tahaksin. Üks on, mis ma pean, üks on, mis ma tahaksin. Ja siis on hunnik, mis on planeeritud video jaoks. Esimene, mida ma peaksin lugema, on Crystal Sutherlandi Meie keemilised südamed. See siis selle kui Tartu Linna Raamatukogu noortekohviku jaoks, kuigi selle kõrval oli valikus ka Jen Bennetti Südame õige kuju ja ma ei mäleta autorit, Teise ringi süda on raamatu pealkirjaga, mõlemad ka need peaksid tulema kuhugine. Aga see raamat on siis see, mille mina valisin, et meil on see kuu on erandkorras niimoodi, et saab lugeda ükskõik millist nendest 3 raamatust. Et sisu ma ei hakka endale praegu lugema ja ma ei hakka teile ette lugema, et eks ma siis räägin, mis selles raamatus toimub täpsemalt kuu lõpus. Sest see on see, mida ma pean lugema. Edasi, mida ma tahaksin lugeda, on The Grandmaster of Demonic Cultivation. Ma sain selle aasta lõpus. Eelmise aasta viimasel päeval sain postist kätte selle. Ja siiamaani ei ole väga kaugele jõudnud. Tahaksin edasi lugeda. Kukkusin sellesse musta auku kusagil novembri alguses. Vaatasin ära nii sarja, mida on võimalik vaadata Netflixis ja ka YouTube'is. Ning ka animatsiooni, mis mulle meeldis ka. Ja nüüd siis, kui detsembri keskel ilmus esmakordselt kogu selle kupatusele aluseks olev romaan ametlikult inglise keelde tõlgituna, siis ma loomulikult tellisin selle endale. See ei ole kusjuures terve romaan, siin on üle 300 lehekülje paks. See on kõigest esimene köide sellest. Nii et selle aasta jooksul peaksid ilmuma järgmised köided ja samalt autorilt ka veel on juba ilmunud ja on ilmumas veel 2 romaani, mis on siis ka köideteks jagatud. Nii, aga siis sellest hunnikust, mis ma teile rääkisin. Mul on nimelt hunnik lasteraamatuid, mida ma tahan läbi lugeda. Ühe pisikese või mitte eriti pisikese projekti jaoks. Ma ei hakka sellest rohkem praegu rääkima. Need raamatud on seal. Ja eks te kuulete siis järgmise mõne kuu jooksul, mis ma nende raamatutega ette plaanin võtta. Aga nüüd siis need 2 mängu, mida ma tahan teha. Ma alustaksin konkreetsete raamatutega. Mul on kübar. Ma tõmban siit loosi, siin on paberikesed. Nimelt, siin kübaras on kõik eelmisel aastal ostetud raamatud, mis mul on lugemata veel. Mõne puhul on ainult sarja nimi, sest et kui ma ostsin ühe sarja 4 osa ja tõmban kogemata 4. osa samal ajal, kui mul ei ole esimene loetud, siis see on natukene kehva. Ühesõnaga, siin on eelmisel aastal ostetud raamatud ja siia lisanduvad nüüd pidevalt ka sel aastal ostetud raamatud. Lisaks, kui peaks juhtuma, et ma tõmban siit välja manga, sest et Haikyud ma eelmine aasta ostsin palju, siis lisaks mangale pean ma tõmbama veel ühe raamatu, sest manga saab liiga kiiresti loetud. Ning veel üks reegel on midagi veel. Lisaks ma lisasin siia ka 3 sedelit, kus on kirjas
2021 ehk siis raamatud, mis ma olen endale ostnud enne 2021. aastat, ehk siis need raamatud, mida siin ei ole nimekirjas. Ehk siis mis iganes mul riiulil on, et mis ma leian. Ja see on põhimõtteliselt kõik, aga see on selle jaoks, et ma oleksin oma enda riiuli raamatuid. Enamus neist on inglisekeelsed, aga kui on mingi asi, mis on enne, siis ma saan ka eestikeelset äkki lugeda. Kuigi ma eelmine aasta ikkagi ostsin ka eestikeelseid natukene omast arust. Nii, mul fortuunat kui sellist ei ole, ma pean ise tegema seda kõike. Ja ma arvan, et kuna on veebruarikuu, siis võiks midagi roosat võtta. Ma vaatan, kas mul on võib selle sama raamatu võtta. Et võtame, kui ma pidi, jep. Et teie näeksite esimesena, ma loodan, et ta nüüd zoomib ära õigesti. Kui ei zoomi, siis ma loen selle niikuinii ette ja saate kuulda, mis siin kirjas on. Aga ja see on sari Shadow and Bone. Ehk siis selle sarja esimene raamat on mul loetud, ma peaksin seda sarja jätkama. See sedelikene läheb seetõttu ka sinna kübarasse tagasi, sest et 3. osa on ka, mida võib-olla tuleb lugeda. Aga üks hetk ma kohe tekitan raamatu ka. Nii, silt läheb tagasi kübarasse. Ja raamat on minu arust siin samas. Siege and Storm, siis Grishaverse'ist. No, see aitab mul sarja edasi lugeda, mis on väga tore. Ja teine mäng, mida ma teen. Mulle on abiks selle mängu puhul Dixiti kaardid. Dixit on siis selline loo jutustamise, äraarvamise mäng. Ma loodan, et mõned teist on seda mänginud, kes ei ole, saavad guugeldada. Igatahes nende kaartide peal on pildid, hästi ilusad. On kõige peamine. Siin on jah selline. Et nende kaartide peal on pildid. Ja minu eesmärk on tõmmata endale üks kaart, mis ei lähe siia pakki pärast enam tagasi. Ja selle kaardi peal olevad esemed, selle kaardi värv, mis iganes mul selle värviga või kaardiga seostub, see on nii-öelda vihje raamatule, mida ma pean siis lugema. Nende kaartidega ma loodan, et äkki mul õnnestub rohkem saada neid raamatuid, mis meil on raamatukogust laenutatud, et ma siis vähendan ka oma raamatukogust võetud raamatute hulka. Nii, aga vaatame, mille ma siit tõmban siis. Võtame selle sama. Et selline kena kaart. Ja vaatame, mis siin on. Siin on mingid loomad ja laava ja mereröövel. Ja sellega seoses ma tean täpselt, mida ma loen. Mereröövli raamatut, mida mul hetkel ei ole, aga mille pilt tuleb ekraanile, mis on mul, ma ei ole teda veel raamatukogust laenutanud, aga ta on mul, ma olen temale järjekorras, nii et ta peaks selle kuu jooksul midalgi minuni jõudma. Selleks on siis Eiichiro Oda One Piece'i esimene, teine ja 3. volm, mis meil raamatukogus on nii-öelda 3-in-1 binderina olemas. Ja ma eeldan, et selle kuu jooksul see peaks tulema. Nii et see on siis see, mida ma loen selle kaardi alla, kuna siin on mereröövel pisikene. Et nende kaartidega ma topelt tõmbamist ei tee, kui ma loen mangat, sest et see on minu enda otsustada. Aga need ongi siis need raamatud, mida ma plaanin sel kuul lugeda või mis mulle sattusid lugemisse. Ma näitan teile korraks uuesti neid. Ehk siis siin on plaanitud kuhjakene. Üks neist on juba lõpetatud, ühe ma lõpetan peagi ja teise ka. Nii et põhimõtteliselt lugemist ootavad need 3. Kindel võib-olla ja siis loosiga tõmmatud ning
lisaks see hunnik, nagu juba näidatud, ja üks manga, mis on tulemas. Ehk kas ma hammustasin liiga suure tüki? Ma kardan küll. Eks te kuu lõpus näete, mis ma nendega peale hakkan ja palju ma neist loetud saan. Aga praeguseks, tšau!